Joogatreener Almer Jansu teeb nagu helistaks. Samal ajal õpetab mees joogat. Harjutused kujutavad endast tema enda välja mõeldud mobiilijoogat. No mobiiljooga tuli lihtsalt elust iseendast. Et see nõudlus selle järgi kasvas päev-päevalt. Ja kasvab veelgi selles mõttes, et inimese probleemid kasvavad ka koos selle mobiiltelefoniga. Mobiilid tekitavad Jansu sõnul probleeme alates sellest, et inimene on pidevalt kättesaadav kuni selleni välja, et telefoni isegi väga napp kasutamine tekitab verevarustuspingeid kaelas ja ajab ajupoolkerade võnkesagedused tasakaalust välja. Jooga on tegelikult see, et olla tasakaalus. Et igasugused sellised tehnilised vahendid meie elus tegelikult üsna tihti püüavad meid ka tasakaalust välja viia. Ühelt poolt nad muudavad elu lihtsamaks palju, aga teiselt poolt muudavad nad ka meid palju närvilisemaks. Jansu meelest tulekski esimese asjana lihtsa harjutuse abil vaadata, mis seisus närvisüsteem õigupoolest on. Puuasend näitab seda, et kui sa oled vasaku jala peal, siis see näitab seda, et kuidas on sinu parema ajupoolkeraga. Nii et kui sa püsid selles asendis lihtsalt ja sa ei hakka kõikuma, siis see tähendab, et sinu tasakaalukeskus töötab väga hästi. Ja kui sa oled näiteks parema jala peal paned vasaku jala üles, siis see näitab just, et kuidas on meie vasaku ajupoolkeraga. Nii et kui selles tekib selline kõikumine, siis see näitab seda, et teie see tasakaalukeskus või see ajupoolkera on pinges kuskil. Ja ühel jalal tudisemise või suisa ümberkukkumise põhjuseid tuleks mobiilijooga praktiku meelest otsida taskutelefoni kasutusharjumustest. Kui sa oled kogu aeg kasutad mobiiltelefoni parema selle pea poole või kõrva juures, siis see tähendab, et see parem kehapool või parem ajupoolkera on rohkem pinges ja need võnked on siin teistmoodi, kui on vasakus pooles. Kui me räägime parema ajupoolkera juures või siin parema kõrva juures mobiiliga, see pärsib meie loovust, sest parem ajupoolkera on meie loovuse pool ja kui see on kogu aeg pinges olekus, siis me ei suuda ka olla loovad. Nii et selles mõttes vasakpool on selline rahamaailm. Lahendus peitub Jansu meelest selles, et telefoni tuleb hoida kord ühe kord teise kõrva juures ja harjutada näidatud puuasendis seismist, kui ka teha mõningaid teisi lihtsaid joogaliigutusi. Ütleme, kaelal on näiteks see harjutus tuleb tegelikult selline vana tai-massaaž ja ütleme sellises tai kehakultuurist kasutati, kus oli vanas jooga koolkonnas oli selline harjutus, kus võeti lõuast kinni ja siis venitati lihtsalt livistades üle lõua vasakule paremale, see lõdvestab ja venitab ka kaelalihaseid ja siis samas see ei ole lihtsalt suu pühkimine, et pööran ja teisele poole, nii et see on, kuidas venitada just seda kaela osa. Tegelikult saab ka tava asendis lihtsalt pea pöördub paremale vasakule aeglaselt, kord ühele poole ja kord teisele poole. Et siis ta venitab ka meie kaela seda osa. Ja teine asi on see, et kui sa pika päeva arvuti taga, siis sama probleem tekib siin. No lihtsamaid asju on igasugused kõik kõrvade mudimised ja pea mudimised ja ütleme sellised lihtsamad asjad, ütleme mida keha, et energia töötaks ja kõik libistamised ja kloppimised ja Jansu sõnutsi võib ka ise igasuguseid harjutusi välja mõelda, küll keha ära tunneb, kui see miski pärast ei sobi. Isegi kui sa teed seda mõne süsteemile vastu, aga neid süsteeme on ka väga palju erinevaid. Filosoofias on nagu jan ja in, et jan liigub välja ja yin liigub sisse. Nii et kunagi ei saa olla energia, mis kõik suunab ainult välja, et alati peab tulema midagi sisse, nii et energia liigub kahes suunas, nii et kord välja ja sisse, et ütleme keha käe väljapoolt ma lähen välja ja seest poolt sisse ja teisel ka välja ja sisse ja tavaliselt näiteks kõhtu oleks hea kloppida päripäeva, et paremalt poolt üles ja vasakult poolt alla, et selles mõttes see on anatoomia. Viimaks seisnevad mobiilijooga headus muuhulgas ka selles, et seda saab käigu pealt ja nagu muu seas viljeleda. Aga kui tihti oleks mobiilijoogat siis tarvis teha? Ma arvan, et iga tunni tagant on midagi natuke vaja sirutada, venitada. Idamaades on selline ütlus, et kui inimene ei suuda ennast painduda ja võtta näiteks varvastest kinni, siis ta on vana juba.